saate toob teieni Tervisekassa. Tere kõigile Seksuaaltervise ABC kuulajatele, on rõõm olla tagasi Delfi stuudios ja hea meel on võtta ette tänane täiesti uus teema, mis on võib-olla mõne inimese jaoks üllatavalt laetud ühiskonnas, mõne jaoks võib-olla täiesti tavaline teema juba, millest on räägitud. Ei tea kui palju, aga kindlasti sõna iseenesest, kui kuskile pealkirja panna, siis kliki saab kindlasti kätte. Me räägime täna pornost. Ja täna selleks, et me ei räägiks lihtsalt udujuttu, vaid ikkagi asjast, siis mul on täna üks suurepärane külaline, kliiniline seksuoloog Annika Tamme, kes aitab inimestel kõikides vanusegruppides oma seksuaalsust tervislikult ja teadlikult mõista ja loodetavasti siis pärast tänast podcasti episoodi mõistame ka natukene paremini seda, mis on porno. Tere, Annika! Tere! Alustamegi kohe sealt, et mis asi see porno siis on? Me oleme seda kuulnud palju, ühesõnaga see sõna juba ise on nagu selline, et seda võib hästi palju mitmeti mõista ja see tekitab alati selliseid huvitavaid mõtteid, emotsioone, aga mis asi see on selle sõna taga, mis siis tegelikult seda emotsiooni tekitab? Ma selles mõttes olen hästi nõus, et kui öelda sõna porno või pornograafia, siis tekib justkui tunne, et kõik teavad, millest me räägime. Et me kõik räägime justkui samast asjast. Aga kui hakata sellesse sõnasse sisse vaatama, siis tegelikult lähevad asjad päris kiiresti, päris laiali. Et kui tahta võib-olla sellist ühtsemat definitsiooni või ma loodan, et kuidas meie siin täna pornot või pornograafiat defineerime, on siis selline meediasisu, seksuaalne meediasisu, mille eesmärk on seksuaalselt erutada inimesi. Aga kusjuures, kui ma natukene mõtlesin selle sõnavara ja defineerimise peale, siis ma otsustasin, et ei ole ainult mina see ekspert, vaid lähen keele osas sinna, kuhu eestlased võiksid minna. Ehk võtsin lahti õssi ja mõtlesin, et mis see õss meile ütleb sellest, mis asi see pornograafia siis on. Ja ma sain teada, et pornograafia on nilbed pildid, filmid ja raamatud või muu. Ja selles mõttes see on päris tore, et ma olin positiivselt üllatunud, et õss tõi juba sisse selle, et see ei ole ainult selline videosisu, sest väga tihti mulle tundub, et me mõtleme pornograafiast kui sellisest videosisust kõige rohkem. Täpselt. Aga siis ma ei peatunud seal. Kuna see oli defineeritud kui nilbed, pildid, filmid, raamatud ja muu, siis ma mõtlesin, et ma siis vaatan, mis see nilbe tähendab. Ja sain teada, et nilbe tähendab siivutut või rõvedat. Ja ma ei peatunud seal. Ma vaatasin, mida siivutu tähendab. Ja siivutu tähendab kasimatu, must või ropp. Ehk siis, kui ma panin õssi põhjal kokku selle, mida tähendab pornograafia, sain ma teada, et pornograafia on siis pildid, filmid või raamatud, mis on kasimatud, mustad, ropud või rõvedad. Mis näitab hästi ära seda, kuidas meil oleks vaja ikkagi sellist keeleuuendust väga paljude, et ei ole ainult porno see, aga on ka teisi selliseid sõnu, aga kas siis ongi tõesti nii, et porno päriselt on ka alati selline, nagu siis see meile õss väidab näiteks? Ja üldsegi mitte ja mul on nii hea meel, et sa võtsid sellest konksust kohe kinni, sest minu mõte oli ka näha just seda, et kui me ütleme pornograafia, siis kui me mõtleme lihtsalt seksuaalselt laetud meediat või seksuaalselt erutavat meediat, ta ei ole positiivne ega negatiivne. Oma olemuselt ta on neutraalne sisu, millel on mingi eesmärk. Ja samas on ju vaadates õssi, me näeme kohe algusest, et sealt tuleb sellele selline negatiivne laeng juurde. Ja ma huvitavalt võtsin sinna kõrvale kohe sellise sõna nagu erootika. Kas sa tahad arvata, kuidas sellega läks? Ma tahaks pakkuda, et erootika puhul on see kuidagi hoopis liigutub kuskile selline kunstivalda. Kas võiks olla nii? Rohkem jah. Sellele ma sain vaste meelelisus, meeleline armastus, armuelamused. No nii, jah, sest arusaadav. Ma hakkasin kohe mõtlema selle peale, et kuidas me räägime võib-olla nendest hilisõhtustest, kunagi siis, kui mina olin veel noor, siis oli alati Kanal 2 või mingites muudes, et hilisõhtused mängufilmid võivad olla need ja siis see on see erootiline, aga et ja erootiline
mingil määral on ta ikkagi, käib ka nagu kunstiga kaasas või kuidagi erootika või erootilisus ei ole nagu ka sõnana selline, mis tekitaks inimestes kohe sellist nagu just nimelt sellist nilbet tunnet, aga porno sõnana on kohe selline, et seal pigem tekivadki just, et ma ka ei taha öelda, et see on nagu positiivne, negatiivne, aga ikkagi seal on see emotsiooni laetus on kohe olemas. Absoluutselt. Et jah, erootika puhul, inimesed, eks ka seal nii nagu ka porno puhul on see, et eks inimesed vast arvavad või nagu mõtlevad sellest erinevatel viisidel, et kus see piir jookseb, on ju. Just kui me paneme need kaks sõna kõrvuti, siis tundub, et ma kohe oskaks öelda, et mis on porno ja mis on erootika, on ju. Aga mida lähemale me sellele piirile tuleme, siis tegelikult ühel hetkel ta on päris hägune ja väga hinnangupõhine. Ja mulle tundubki just selle hinnangupõhine, et kas ma arvan, et see on kuidagi moraalselt okei, kas ta on siuke esteetiline, ilus, meeleline, armastav või siis on ju porno meil seal kõrval justkui on siuke võigas ja ropp ja nagu öeldud, on ju, räpane, kõik sellised sõnad on ju. Aga lõpuks võib-olla me peame ka siin siis enne, kui me läheme edasi selle juurde, et mida see porno kas siis teeb või ei tee või kuidas ta mõjutab ühte või teist inimest ja millisel eluteel, siis üldse seda, et aga mida me siis nagu porno all saame üldse defineerida. Erootika puhul just kui me räägime sellest, et seal seksi kui sellist penetratsiooni ei näidata, või see on nagu see, mida ma olen nagu justkui tavalisest meediast või siis nii-öelda selline üldine arvamus, mis see erootika näiteks on, et seal naiste rindu võib näidata, kehakumerusi näiteks, kui me räägime pepust või tagumikust, kuidas kes soovib nagu öelda, seda võib näidata, aga kui me ikkagi jõuame juba siis näiteks peenise juurde, siis seda seal ei näidata. Ja erootika puhul, et see ei pea olema alati siis nii-öelda tegevus kui selline, aga kui me porno juurde liigume, siis tavaliselt inimesed peavad seal ikkagi silmas seda, et toimub penetratiivne seks mehe ja naise vahel. Kas porno siis on ainult siis see või mis see porno nagu tegelikult, mis sinna alla kuulub? Ja nii võib-olla mitte midagi ütlev, kui see vastus ka ei ole, ongi see, et see olenebki sellest, kuidas me defineerime. Et kui me defineerime pornograafiat kui nilbeid pilte, filme, raamatuid, on ju, siis me saame minna ühte suunda. Kui me defineerime pornot kui meediasisu, mille eesmärk on seksuaalselt erutada, siis me tõenäoliselt kategoriseerime sinna hoopis teised asjad. Ja võib-olla mina meie tänases vestluses tahaksin pigem minna seda teed, kus me defineerime pornograafiat kui üsna neutraalselt sellist seksuaalset meediasisu, mille eesmärk on seksuaalselt erutada. Ehk sinna alla saavadki käia pildid, filmid, raamatud, asjad, kõik need eelnevad, mis nii eksplitsiitselt räägivad võib-olla penetratiivsest või muud tüüpi seksist, kui ka need, mis võib-olla otseselt seda ei näita või sellest ei räägi. Ehk kui ma võtan näiteks isiklikult, siis mina võib-olla liigselt oma peas erootikat ja pornot ei kipu lahutama nii suuresti, kui meil võib-olla sõnavaraliselt see võimalus on ju. Et ma võib-olla, kui raamistada tänane, siis ma täna tahaksin natukene kõrvale panna selle sellise moraalse hoiaku seoses räpasuse või nilbusega ja natukene võib-olla neutraalsemalt vaadata just seda, et räägime sellest meediasisust, mille eesmärk on erutada, mille sisu on seksuaalne. Ilma ütlemata, kas see on räpane või mitte. Ma arvan, et siit ongi, selles mõttes ongi hea selline stardipunkt, et me saime selles mõttes selgeks vähemalt ja ka kuulaja sai selgeks, et kuidas me seda teemat täna ka siis lahkame, et me ei hakka sellest rääkima kui millestki, mis on kas eetiliselt, moraalselt, kellegi uskumusi või mis iganes tausta arvestades siis täiesti keelatud, halb või siis vastupidi, vaid võtamegi seda siis sisuna, mille eesmärk on inimest erutada ja erutada siis selles võtmes, et see sisu on seksuaalse alatooniga, aga me ei pea siin rääkima alati võime rääkida, aga mitte alati, ei pea rääkima sellest, et seal toimub siis kas siis penetratiivne seks, on see siis mingisugune muu päriselt siis nii-öelda füüsiliselt seksuaalne tegevus. Aga miks üldse inimesed
on need siis noored, meil, kui me räägime veebinõustamisest, me räägime sellest vanusegrupist 14 kuni 26, see on tegelikult suhteliselt suur vanusegrupp, et seal või selline nii suur vahemik, et seal võib olla nagu neid viise, kuidas jõutakse erinevaid ja miks. Lõppude lõpuks muidugi see, et on see nagu uudisimu, aga miks inimesed pornot vaatavad, kes siis mujalt ei ole võimalik siis sellist nii-öelda mõnu sealt saada või miks inimesed üldse jõuavad pornoni? Mulle selles mõttes tundub, et tegelikult pornol on küll jälle omad sellised omapärad, aga baasiliselt ei ole ta väga palju erinev teistest meediasisudest või filmidest. Et me väga sageli ka filme, eriti kui need ongi mingid kas action-filmid, õudusfilmid, armastusfilmid, me vaatame neid selleks, et saada sealt mingi emotsioon, mingi elamus, need pakuvad meile midagi. Ja täpselt samamoodi tegelikult selline pornograafiline sisu, ta eesmärk ongi pakkuda meile mingit elamust, mingit tunnet. See ei tähenda seda, et meil kusagilt mujalt ei ole seda võimalik saada. Täpselt samamoodi ei saa öelda, et meil ei ole võimalik armastuse tunnet mujalt saada või armastust näha mujalt kui armastusfilmidest, on ju, aga väga kerge on panna endale see film peale ja saada see mingi kureeritud elamus, mille peale ma ei pea ise mõtlema, ma ei pea väga palju vaeva nägema selleks, et mul on mingi lugu seal. Või on ju sellise õudusfilmi puhul, et miski mind hirmutaks, ehmataks, tekitaks minus mingit sihukest jälle ka elamust või kogemust. Ja samamoodi pornograafiaga, et ma panen ta peale selleks, et ma tekitaksin endale mingi sellise ka kehalise aistingu ja reageeringu. Aga kui me vaatame noori, siis nende puhul nad ei pruugi nagu otseselt aru saada täpselt, mis seal toimub, kuidas. Nende puhul see on selline nagu lihtne ja selline hea privaatne viis tegelikult kas siis enda mingisuguste mõtete või seksuaalsuse avastamiseks, aga seal on ikkagi ka mingisugused sellised nii-öelda küsimärgid õhus, et alati see sisu, milleni nad jõuavad, ei pruugi olla see, mis me ideaalis tahaksime. Et seal on ju tegelikult ka ikkagi mingisugused need ohukohad. Absoluutselt. Mulle tundub, et internetiga üldiselt ka on päris palju ohukohti just selles mõttes, et noored võivad, ja eriti võib-olla korraks toon ikkagi lapsed sisse, on ju, et lapsed eriti võivad sattuda sisu peale internetis, mille peale nad ei taha jõuda, mis ei ole nende eesmärk, mis ei ole selle suunitlusega, et ta läheb seda otsima. Mulle tundub, et pornograafiaga ka väga tihti üldiselt, isegi enne sellist interneti ajastut, esimesed kogemused inimestel ei pruukinud alati olla see, et ta läheb seda otsima, vaid juhtutakse selle peale. Oli see siis kunagi mingid vanemate või vanavanemate ajakirjad, on ju, mingid TV1000 õhtuprogrammid, või näiteks tänapäeval ka on ju koolis see, et näidatakse sellist šokeerivat sisu, mitte eesmärgiga kedagi isegi erutada, vaid just selline, tal on selline šokiväärtus, on ju. Et sa näed seda, see tekitab mingit emotsiooni, see kutsub esile eakaaslastes reaktsioone, et selles kontekstis tal tegelikult ei olegi seksuaalse erutuse eesmärk, vaid tal on mingi teistsugune eesmärk. Ja siis oleks hea ideaalis, kui noorel on kõrval keegi inimene, kes aitab mõtestada seda, mida sa näinud oled. Et mulle ka üleüldiselt pornograafia puhul tundub see, et kohati me ei räägi nii väga pornograafia enda mõjust, vaid just sellest, et pornograafia on nagu tööriist. Ta on nagu haamer. Et haamer ise ei ole hea ega halb, vaid küsimus või rolli hakkab mängima see, kuidas me seda haamrit nüüd kasutame. Mida me ka selle pornograafiaga teeme. Kellele me näitame, kuidas me ise vaatame, et see laiem pilt hakkab seal minu arust palju suuremat rolli mängima. Porno selles mõttes, nagu sa ütlesid ka, et ta on nagu tööriist, kui me räägime seksuaalharidusest, ka noorte seksuaalharidusest, siis kui on õige inimese käes ja kasutatakse õiges kontekstis, räägitakse sinna juurde midagi, siis porno võib olla tegelikult siis ka hea tööriist seksuaalkasvatuses või seksuaalhariduses, kas või see, et me näitame, kuidas tegelikult asjad ei toimi. Aga
kas siis ongi, kas probleem, miks võib-olla just nagu noorte puhul ja selles hariduslikus võtmes räägitakse pornost pigem negatiivses võtmes, on ikkagi see, et see, mis seal toimub, ei ole realistlik ega hariv või on see pigem ikkagi see, nagu sa ütlesid, et sinna juurde ei räägita, sest võtame selle näiteks selle sama videopildi, näiteks see realistlikkus seal, see on ju reaalne. Jah, see, mis seal taustal on, see on skriptitud, aga muidu me ei saa ju rääkida sellest, et see ei ole seal reaalne, et siin kas sa oled nõus, et seal on nagu sellised nagu käärid tegelikult, et kunagi räägiti niimoodi, et jah, see ei ole seksuaalhariduse mõttes, see ei ole nagu hea, see keerab noorte arusaama täiesti tuksi või kas see on täna nii? Ma kuulsin vähemalt 5 küsimust, ma olen üsna kindel. Ja mu vastus on jah. Ei, aga ma olen selles mõttes nõus, et kui tulla isegi täitsa algusesse sinna definitsiooni juurde tagasi, siis porno eesmärk ei ole kunagi olnud harida noori. Ja minu arust ka pornograafia tööstusena ei ole kunagi üritanud teha nägu, et nad on suured noorte harijad. Ja sellepärast võib-olla minu jaoks ka visata see kivi pornograafia kapsaaeda ja öelda, et oi, te harite nii pahasti noori. Aga see ei ole kunagi olnud see eesmärk, et noorte harimise kuidagi ülesanne minu jaoks ongi hoopis teises kohas ja see, et see ala on katmata meil nii ühiskonnana, võib-olla ka koolisüsteemides, ka sõpruskondades, ka meedias, see ei ole pornograafia süü. See, et noored näevad suguelundeid ainult väga kureeritud kontekstis, kus need näevad tihti väga sarnased välja ja võib-olla tekitavad omapärase arusaama sellest, millised suguelundid välja võiksid näha ja kuidas nad võiksid funktsioneerida ja kuidas seks käib. Ma saan täiesti aru, kuidas sealt saavad kergesti tulla kallutatud arusaamad seksist ja seksuaalsusest. Aga me näeme ka uuringutega seda, nagu sa ise ütlesid, et kui nüüd sinna kõrvale noored saavad sellist ka mitte meediakriitilist, aga just sellist meedia lugemisoskusi, siis tegelikult need mõjud ei ole enam üldse nii suured. Ehk siis küsimus ongi selles, et kui nende ainus infoväli on see, mida nad sealt saavad, siis tõenäoliselt see võibki hakata rohkem kallutama kui see, kui me sinna kõrvale siis ka päriselt räägime, et jah, okei, meil on niisugune meediasisu, on ju, aga seda on tuunitud seda ja seda viisi, seal tarvitatakse tihti ka teatavaid aineid, et toetada nii lõõgastumist kui vastupidavust, et me räägime päriselt ka sellest tööstusest seal taga ja räägime siis ka sellest, milline võib-olla on sageli inimeste vaheline seksuaalelu ja millised tunded sellega kaasas käivad ja millised võib-olla ärevused, millised ka naudingud, et kui me laiapõhiselt päriselt sinna kõrvale õpetame ja räägime seksuaalsusest, siis mulle tundub, et on palju kergem ka käsitleda pornograafiat kui lihtsalt sellist meediavormi. Nagu sa ise ka, me natukene siin ennem suhtlesime ja mulle endale ka meeldib see näide, et me ju ei oota, et noored õpiksid action-filmides näiteks autoga sõitmist, on ju. Et see ongi ebaadekvaatne ootus, et kui ma vaatan mingit action-filmi, et ma siis hakkan niimoodi autoga sõitma, on ju. Umbes sarnane olukord on ka pornograafiaga, aga nüüd noor saab minna autokooli ja õppida, kuidas päriselt liikluses sõita autoga ja et võib-olla kogu aeg ei pea üle katuste rullima ja nii edasi, on ju. Et praegusel hetkel noortel sageli ei ole seal kõrval, ja mitte ainult noortel, täiskasvanutel samamoodi, ei pruugi olla seal kõrval väga palju teist inforuumi, mis aitab tasakaalustada seda. Ehk siis me ei kutsu küll üles nüüd näiteks lapsevanemaid, et lähme vaatame, et küsime lapsega, kas sa pornot tahad vaadata ja siis hakkame seletama, mis seal toimub, aga samas on ikkagi see, et kui lapsed vaatavad nagu märulifilme ja mis ei ole tegelikult neile suunatud ja sa ka lapsevanemana näiteks ei seleta seda, et tegelikult see ei ole ju päris või siis
siis tegelikult võibki nagu ühte patta panna, et tegelikult ju, et kas on hullem see, et sa selles Märuli filmis ei räägi sellest, et see on tegelikult lavastatud ja tegelikult ei tohi nii teha, kui siis see, et laps vaatab pornot ja siis keelatakse see ära, see on justkui selline nagu, ongi see nagu laetus tekib just selle pornoga, et Märul on fine, aga et kui laps vaatab pornot, kui ta on näiteks 12-aastane, ta vaatab pornot, siis sellest tehakse nagu väga suur probleem. Kas see siis nagu päriselt, kas see ongi nii suur probleem, kas see on selline nagu, et peabki siis ära keelama ja mingisugused monolooge lugema või et kas kui laps näeb või noor, on ta 14 või 16, näeb pornot, kas siis ongi alati nii, et sellel on mingisugune selline hull tagajärg tema tulevikus siis tema seksuaalelule või muule sarnasele? Absoluutselt ei pruugi olla. Ja jälle ma ei ole siin see inimene, kes ütleb, et las need lapsed vaatavad ükskõik mida, see küll neile mingit jälge ei jäta. Loomulikult oleneb, mida nad seal näevad, millal nad näevad, kuidas seda mõtestatud on ja nii edasi, aga mulle kohati tundub, et me kardame pornot võib-olla natukene rohkem, kui selleks alust on. Ja teine asi seal juures on ka see, et mulle tundub, et küsimused või vestlused teemal, kas pornograafia on lastele või noortele sobilik, me võime neid vestlusi pidada. Aga mulle tundub, et kui me nüüd realistlikult olukorda vaatame, siis me ei pane internetipornograafiat Pandora laekasse enam tagasi. Ta on, võib-olla ma siin olen ka väga küüniline, on ju, aga minu jaoks pigem on küsimus see, et aga kuidas me nüüd toetame noori selles inforuumis, kus tõenäoliselt nad näevad pornograafiat üsna noorelt, nad puutuvad sellega üsna noorelt kokku ja kuidas meie täiskasvanutena saame toetada seda, et nad saaksid mõtestada seda, mida nad näevad. Kuidas nad saaksid sellest võimalikult tervislikult aru ja kuidas võib-olla ka laiemalt aidata ja toetada noorte seksuaaltervise arenemist. Ja väga harva selline häbistamine ja keelamine on toetav tervislikule arengule. Tervislik areng, rääkides seksuaalharidusest, siis see peab olema selline, mis räägib asjadest nii nagu ta on, aga samas ka räägib sellest, mis on valesti. Kui me võtame näiteks sellise nagu mainstream pornovideo, siis mida sina näed või oskad nagu välja tuua, mis on need peamised probleemid, mis seal tuleks ära rääkida, mida nähakse. Muidugi need inimesed, meie ju teame, nad näitlevad, see ongi skriptitud, see ongi see mõte. Aga samal ajal need annavad edasi nii-öelda sellist võib-olla vale arusaama, kui lihtsalt need asjad käivad. Mis on need nagu põhilised nagu probleemid, mida noor võib sealt siis nii-öelda, mis on need probleemid, mis noort võivad siis hiljem mõjutama hakata, kui me ei räägi sellest, mida ta seal näeb, nii nagu see päriselt on? Ja ma praegu üritan rääkida pigem porno kontekstis, on ju, aga ma annan endale ka aru sellest, et eriti kui me näiteks räägime kehakuvandist, siis on hästi raske tõmmata lahku seda, mis osa nüüd on pornokanda ja mis osa on näiteks üldiselt meediakanda, kus me näeme ka, on ju väga trimmitud ja timmitud kehasid ühte ja teistpidi ja või siis samamoodi ühiskonna hoiakud. Kui palju on ka näiteks kehade ja eriti naiste kehade kohta ka ühiskonna tasandil olnud väga tugevaid hoiakuid. Et kui nüüd rääkida pornost, siis mulle tundub, et selline keha, nii see, milline see välja näeb, aga ka see, kuidas keha reageerib, on üks aspekt, mis mulle tundub, et on üsna kerge pornograafiast kaasa võtta. Samamoodi see, kuidas võib-olla seksuaalsus üldiselt käib ja väga tihti pornograafias, kuna see on ette skriptitud, me ei näe väga palju sellist arutelu kohta, läbirääkimisi. Enne ka siin korraks mainis, et nõusolek on juba enne kokku lepitud, ehk me ei näe neid arutelusid. Me ei näe näiteks seda, kuidas rääkida rasestumisvastastest vahenditest, kuidas rääkida turvalisusest seksuaalsuse kontekstis. Näiteks üks näide siit hästi kergesti tulema on see, et sellises mainstream pornograafias on üsna levinud erinevad kägistamisvõtted, on ju. Vaadates, kui levinud need mainstream pornos on, võib tunduda, et see on üsna selline, kõik teevad ja easy peasy lemon squeezy, on ju. Aga tegelikult
kägistamine on üks võib-olla isegi pigem sellise ohtlikuma või riskeerivama käitumise poole minev, kui me räägime seksuaalsetest praktikatest. Aga jälle, kui mul on seal nii palju häbi, siis ma võib-olla ei oska või ei tea isegi küsida seda, et äkki ma peaks mõtlema seda, et kui ma tahaks midagi sellist teha, et siis kuidas seda teha nii, et see on turvaline. Et nagu sellised küsimused minu arust jäävad hästi ruttu tagaplaanile või neid tegelikult ei ole isegi pildis, ehk ma võib-olla ei oska seda küsida, täpselt nagu kõik need tunded ja emotsioonid, mis võivad tekkida. Pettumused, valud, igatsused, naudingud, sest kui me näeme ainult pilti, siis me väga ei tea, mis toimub inimese sees ja see plaan võib-olla jääb ka väga tihti siis käsitlemata. Ehk siis inimene, kes on ta siis noor või vana või vanem, mitte vana, aga kui tema esimene kokkupuude on pornograafiaga, siis nii-öelda seksi mõttes ja ta ei ole ise seda praktiseerinud, siis tegelikult ongi see, et tuleks aru saada sellest, et kõik see, mida sa seal näed, on ikkagi nii-öelda eelnevalt kokku lepitud ja kui sul on näiteks endal uus partner, siis see ei tähenda, et kui sina oled vaadanud näiteks BDSM-i või mingisuguseid huvitavamaid praktikaid, siis see ei tähenda seda, et see on nii-öelda see põhiline viis, kuidas mida tehakse ja tegelikult sellega võib teha tulevikus oma partnerile väga palju liiga või halba, kui sellest näiteks ka ei räägita. Ja täpselt seesama, et kui sa ei oska võib-olla näha ka neid ohukohti ja mitte siin, et öelda, et seksuaalkäitumises ei või mitte mingisugust riski olla ja kõik peab olema niimoodi, et ainult väga tervislik ja ainult silitav, on ju, et mitte küll seda, aga mida võib-olla ohtlikumad või suurema riskiga need tegevused on, seda olulisem on see, et me oskaksime ka turvalisust seal silmas pidada. Et me oskaksime tagada selle, et kui ka võib-olla midagi läheb valesti, et ma tean, mida teha. Kuidas toetada iseennast ja teisi seal. Ja see on jälle midagi, mida me ei näe pornograafia puhul, on ju. Näiteks, kui me võtame selle sama erinevad BDSM-praktikad, me ei näe, mis turvasüsteem on tegelikult seal kaamera taga. Kuidas see kõik tagatud on. Ehk siis võibki tunduda seda, et mis see siis ära ei ole, nad ka ju teevad seal ja tuleb välja ja midagi ei juhtu, on ju. Aga tegelikult eriti rääkides võib-olla sellistest BDSM-praktikatest, kui me ei tea lõpuni, mida me teeme, siis seal saab hakata ka otseselt füüsilist kahju tegema teisele inimesele. See on jah, juba siis samm edasi, tulles tagasi võib-olla selliste lihtsamate väärarusaamade juurde, mis pornograafiast võib, mitte alati ei pruugi, aga võib tulla on ka see kondoomi kasutus ja nagu sa ütles ka rasestumisvastased vahendid või rasestumisvastased, ikkagi vahendid, et seal siis ka ju tegelikult inimesed, kes võib-olla ole kursis, siis need inimesed on alati testitud. Jälle, ma ei taha nagu öelda, et alati, sest see, et see nagu loob selle illusiooni, et seal ongi kõik alati suurepärane, aga kui me räägime sellisest mainstream toodetud, nii nagu me räägime võib-olla Hollywoodi filmidest, et siis seal ikkagi on pigem inimesed testitud ja on nagu teada, et aga kui me toome selle nüüd päris ellu, siis juhusuhtesse, siis see, ideaalis see peakski käima samamoodi, et kui on ikkagi kaitsmata vahekord, siis vähemalt enne teatakse ja testitakse. Aga jälle, et see protsess, mida seal nii-öelda tööstuses tehakse, ega seda ei näita ju keegi ja sealt tulebki see nii-öelda väär arusaam. Ja ka võib-olla just seesama, et kui peamine info, mida ma seksuaalsuse kohta saan, on pornograafiast, siis kuidas ma pean neid vestlusi? Sest need on ka vestlused, mida sa ei näe üldiselt filmidest. On sõpruskondi, kes räägivad nendel teemadel, aga väga paljud sõpruskonnad ei räägi. Aga mis siis juhtub, kui mul on seksuaalsel teel leviv haigus, mida ei saa välja ravida? Kuidas ma nüüd sellest räägin partneriga? Kuidas me hoiame üksteist niimoodi, et me päriselt saaksime elada nauditavat seksuaalelu, sellepärast, et lihtsalt sellepärast, et mul on näiteks kas või herpes suguelunditel, et see ei tähenda, et ma ei saaks või ei tohiks elada enam nauditavat seksuaalelu. Et kuidas pidada neid vestlusi? Kui ma ei tea, siis see tundubki ebamugav.
no täpselt nagu nõusoleku vestlused on ju. Kui ma ei ole neid kusagil näinud viisil, mis ei ole selline väga puine, siis mulle võibki tunduda, et see on täiesti võimatu. Et see peabki olema selline väga puine, ebamugav vestlus, mida pidada, aga ta ei pea ilmtingimata. Ma võib-olla lihtsalt ei ole kunagi seda näinud. Ja minu arust see on kohati isegi rohkem selline ohukoht, aga ma siia kõrvale jälle tahaksin tuua selle vaate, et ma ei ole kindel, et see on porno kohustus ilmtingimata. Et ma arvan, et on hea märgata seda, mida me näeme pornos ja mida me ei näe ja vaadata sellele ka kriitiliselt otsa, et me ei võtaks lihtsalt passiivselt kõike üle, mida porno meile sisse söödab, on ju. Aga täpselt samamoodi panna ka tähele seda, et porno ei peagi olema meie põhiline hariduse koht. Et need sellised vaated ja arusaamad kujunevad mitte ainult porno põhjal. Ja võib-olla minu üleskutse ka selles suhtes on see, et me inimestena, nii sõpruskondades kui spetsialistidena saame väga palju ära teha, et hakata looma sinna seda teist platvormi juurde. Et mõtestada pornograafiat natukene teistmoodi ja luua sinna kõrvale ka vestlusi, mis lähevad kaugemale ainult sellistest aktidest endist. Ehk siis tegelikult võib-olla probleem, mis võib olla, aga probleem tegelikult ei ole mitte pornos kui sellises, vaid selles, et me teemadest ei räägi piisavalt avatult ja kui me nendest ei räägi ja inimesed siis näevadki ainult seda konkreetselt, kas siis videoklippi, pilti, samamoodi see võib olla ka audios, võib-olla pärast me jõuame sellest ka rääkida, siis juhtubki see, et vaadatakse seda kui täit tõde. Aga samamoodi ükskõik, missuguste tegevustega me ikkagi tahaksime ka mingisugust konteksti, tausta ja kõike muud teada. Just. Romantika ja suhted ja armastus, kui palju ja mis viisil pornos seda üldse kujutatakse ja kas kujutatakse? Ja kui ei, siis kui palju see võib mõjutada inimesi endid? Mulle siin tundub, et oleneb, kuhu me vaatame, kuhu pornograafia nurka me vaatame. On päris omajagu pornograafilist materjali, mis ei käsitle üldse armastust ja seksi koos käivana. Ma ka mingil määral arvan, et see jällegi eos ei ole probleem. Ma ka arvan seda, et seks ja romantika ja armastus ei pea ilmtingimata koos käima. Paljude jaoks käib ja see on väga äge. Osade jaoks ei käi. Kui see neile sobib, see on ka äge. Ja samas õnneks on hakatud järjest enam ka tootma pornograafiat, mis on võib-olla tundelisust näitavam, armastust näitavam, võib-olla ka selles mõttes on ju natuke pehmem, kui niimoodi võtta, romantilisem, et mulle tundub, et siin hästi oleneb sellest, millist sisu me tarbime ja kuhu suunda me läheme. Et kui tõesti võtta lahti a la mingi Pornhub on ju, kes minu teada peaks olema endiselt selles valdkonnas kõige suurem platvorm, et siis seal võib-olla esilehel scrollides tõepoolest sai kohta väga sellist tundelist, romantilist sisu, kuigi ka minu teada neil peaks olema sellised kategooriad, kus sa saad seda leida, aga samas leheküljed nagu Make Love Not Porn, mis muidugi oma alatoonilt on jälle siukene, et armastus kindlasti ei ole sama asi, mis porno on ju. Aga et on tegelikult neid kohti ja kust saab leida sellist sisu, mis inimesele endale on meelepärane ja täpselt samamoodi järjest enam on ju ka mitmekesisust näidatakse seksuaalses sisus, olgu see siis kehade mõttes, olgu see siis vanuste mõttes, olgu see ka selliste erinevate identiteetide, orientatsioonide mõttes, et minu arust ka see tegelikult on hästi äge, et pornograafia on läinud üsna laiali, et enam ei ole kätte saadav ainult mingi ühetahuline pornograafia, mis näitab ainult ühte kindlat sisu. Loomulikult jälle, kui võtta on ju Pornhub lahti, seal kipuvad ruttu välja joonistuma mingid mustrid, aga kui tahta laiendada oma sellist tarbimist või ka silmaringi, kui tahta tarbida teistsugust sisu, siis see tänaseks on võimalik.
ja Pornhubi ja üldse, kui me räägime sellistest suurematest pornoplatvormidest, siis eks see töötab samamoodi nagu ka muu meedia, eks siis serveeritakse seda, mis potentsiaalselt võiks sulle kõige paremini sobida või siis on see mingisuguste nende enda kasutajate kõige enim vaadatumad või kõige uuemad, sest laias laastus on tegemist platvormiga, mille eesmärk on päeva lõpuks ikkagi müüa ja oma siis kas reklaamides seda tulu saada või mida iganes ja eks sealgi peab nagu inimene natukene jälle mõtlema, et kui palju ta lubab oma andmeid kasutada ja nii edasi, et siis ka ju samamoodi ikkagi luuakse sinus see profiil ja laias laastus hakatakse ette söötma sulle seda, mis sulle potentsiaalselt võiks meeldida, isegi kui see tegelikult sulle võib-olla üldse kasulik ei ole. Kasulikkusest jõuame tänase võib-olla sellise nagu ikkagi sellise negatiivsema poole peale, et millal porno vaatamine muutub probleemiks. Millal me saame nagu öelda, et päriselt see on probleem. Me oleme kuulnud seda, et on liigvaatamine ja et ikkagi 3 korda päevas on liiga palju. Kas saab üldse öelda, et mingil hetkel on see probleem? Siin nüüd oleneb, kuidas me probleemi defineerime, jah. Et probleeme võib tekitada väga erinevad aspektid pornograafia tarbimise juures võivad tekitada inimesele probleeme. Ja mina ei ole kindlasti see, kes ütleks, et ei, porno on see ingel, seal ei ole ühtegi probleemi, kõik on ideaalne. Ma ise töötan väga palju inimestega, kelle jaoks üks või teine aspekt porno tarbimise juures on problemaatiline. Ehk ma näen väga hästi neid probleeme ja ma tean, et need on olemas. Alustades kas või sellistest eetilistest küsimustest on ju, et mitte ainult see, mida ma näen sisu mõttes, aga ka see, et aga kuidas see on toodetud, mis seal taga on ju. Et juba kogu see tööstuse küsimus ise ja mulle tundub, et kui me räägime noortest, siis noortele see on järjest enam ja enam tegelikult päris probleem. Et mul ei ole võib-olla isegi porno kui sellise vastu midagi, aga ma tahan seda teha võimalikult eetiliselt, sest et ma tean, et ta tööstusena ei ole alati eetiline. Jälle, kui me võtame siin näiteks Pornhubi näite, on ju väga palju sellest sisust on varastatud sisu. Ehk väga paljudel juhtudel need inimesed, kes on päriselt tööd teinud, ei ole selle eest raha saanud, et sina tarbid seda. Ehk näiteks üks asi on see, kui me lähme indiviidi tasandile, siis me näeme seda, et porno tarbimisega ma saan endale halbu harjumusi külge korjata. Midagi ei lähe katki, kõik on taastatav, et ma tean, et väga tihti see müüt ka levib, et pornograafia teeb kuidagi aju katki või mis iganes, et seda me ei näe uuringutega, et oleks tõsi, küll aga halbu harjumusi saab endale külge korjata. Ja võib-olla mis selline esimene halb harjumus on, mis mulle meelde tuleb, on peeniste puhul see nii-öelda death grip. See kõlab väga dramaatiliselt, aga mis selle sisu siis on see, et kuna tähelepanu tihti on pornograafial ja tihti siis ka ekraanil ja enese rahuldamise puhul inimesed väga sageli optimeerivad protsessi ära. Ehk siis mu eesmärk on väga kiiresti jõuda orgasmini. Mitte kõigi puhul, mitte alati. Aga sageli inimesed optimeerivad selle protsessi päris hästi ära. Ehk see jõuab võimalikult kiireks protsessiks. See võib tähendada seda, et ma hakkan suguelunditele panema üsna palju survet. Üsna intensiivne stimulatsioon. Ja kust see väljend death grip siis tuleb, ongi sellest, et kui ma kasutan käega peenisele nii tugevat survet, siis ma võin sellega jõuda üsna kiiresti orgasmini, aga kust probleemid võivad hakata tekkima on see, et kui ma nüüd soovin partneriga seksida ja see stimulatsioon ei ole nii tugev, sest kui me räägime näiteks sellisest penetratiivsest vaginaalsest seksist ehk siis peenistuppeseksist, siis tupp ei saagi olla ei saagi pakkuda nii tugevat stimulatsiooni, nagu suudab üks rusikas seda teha. Ja jällegi siin ei tähenda seda, et aju oleks kuidagi katki või peenis oleks kuidagi katki, aga see tähendab seda, et inimene on harjunud väga tugeva stimulatsiooniga.
See ümberharjutamine on igati võimalik, aga üsna frustreeriv protsess. Sest kui sa oled harjunud väga ära optimeerima kõike, kui sa oled harjunud väga intensiivse stiimuliga, siis harjutada ennast olema okei, mitte nii intensiivse stiimuliga, võib olla omajagu frustreeriv, aga väga võimalik. Kõige rohkem, mida võib-olla saab kuulda või mida küsitakse ka tihtipeale on ikkagi see, et kui palju on okei ja kui palju enam ei ole okei. Kas seal üldse nagu saab tõmmata mingisugust piiri, me ei räägi siin numbrilisest piirist, sellepärast, et see on umbes sama, ma ei taha öelda rumal küsimus, aga ikkagi sama küsimus, et mitu korda tegelikult seksida võib nädalas näiteks, et see sõltub inimesest, aga kas porno vaatamise puhul või porno tarbimise puhul, kas me üldse saame rääkida sellest, et kui, kas on mingi piir, millest üle minnes on tegemist probleemiga? Siis kui inimene ise tunneb, et see on problemaatiline. Nagu sa ise ka ütlesid, et seksoloogia tasandilt või eriti kliinilise seksoloogina mul ei ole numbrit, kust ma hakkaksin vaatama, et okei, see vist on probleem, et kui sa ikkagi nädalavahetusel võtad terve päeva ja kasutad seda enese rahuldamiseks ja porno vaatamiseks, et siis ma olen nagu haige. Et see kindlasti ei ole asi. Et pigem nüüd küsimus ongi selles, et kas see häirib inimest ennast, kas see tema jaoks on kontrollitav, sest kui ongi see, et tal ei ole laupäeval mitte midagi paremat teha ja see on midagi, mis pakub talle üsna palju naudingut, no miks ta ei või? Kui see ei sega teda, see ei sega ta tööd, see ei sega ta sõprussuhteid, see ei võta talt mitte midagi ära. Selles ei ole mitte midagi problemaatilist. Eriti kui see ongi tegevus, mida ta saab valida, tal ei ole probleemi, kui ta ei saa seda teha, aga tore on, kui saab, on ju. Et siis selles mõttes ma üsna tihti võrdsustan seda ka sellise binge-watchimisega, on ju. Me keegi ei vaata viltu sellele, kui Netflixist pannakse sari peale ja lõpetatakse siis, kui sari läbi on või üks hooaeg, on ju. Mis võib olla terve päev. Ja täpselt samamoodi tegelikult pornograafiaga, et iseenesest sellel ei ole mitte midagi viga. Aga jällegi, kui see inimest ennast hakkab häirima, kui ta tunneb, et ta ei saa seda enam kontrollida, väga sageli see juhtub siis, kui enese rahuldamine saab peamiseks või ainsaks viisiks toime tulla, kas siis stressiga, raskustega, kui see on vaikselt meie ainus viis, kust saada üldse mingit toredat laengut, mingitki head tunnet, siis ta võib hakata muutuma problemaatiliseks just sellepärast, et siis ma tunnen, et mul ongi seda vaja. Ma ei saa justkui ilma, sest mul ei olegi neid oskusi või teisi tööriistu toime tulla olukordadega. Et siis ta võib hakata muutuma problemaatiliseks ja vahel ta võib muutuda probleemiks ka suhtesiseselt, kui meil on suhtes erinevad vaated pornograafiale, porno tarbimisele ja mida see tähendab. Jällegi me näeme seda, et suhetes võib porno tarbimine olla ka positiivse mõjuga, ehk jällegi näib, et küsimus ei ole pornos endas, vaid selles, kuidas me seda kasutame. Ja kui näiteks meil on suhtesiseselt väga erinevad vaated, siis sellest võib saada probleem. Aga jällegi minu jaoks küsimus ei ole pornos endas, vaid sellest kontekstis seal ümber. Selle jutu peale mul tuli ka, sa ütlesid päris mitu korda on tegelikult ka siit läbi käinud just see porno kõrval see enese rahuldamine. Ja kas ma nüüd ütlen õigesti, kui ma ütlen, et tegelikult see on pigem müüt, et pornot vaadatakse ainult selleks, et siis ennast rahuldada ja sel juhul me räägime siis, ongi füüsilisest enese rahuldamisest nii naise kui mehe puhul. Või kõigi puhul siis. Kõigi puhul, jah, vabandust, jah. Et või vaadatakse tegelikult ka lihtsalt niisama, sest sa ütlesid selle binge-watchingis, mul tuli kohe tuli hetkeks see, et just see kaks maailma, et üks ütleb, et tegelikult saabki aru sellest, et pornot vaadatakse ainult selleks, et enese rahuldamisega tegeleda, mille jaoks sa vaatad seda 2 tundi. Et aga kas siis võib ka olla tõesti see, et inimene ei tegelegi enese rahuldamisega ja vaatabki 4 tundi jutti ja tegelikult seal puudub igasugune füüsiline endale siis rahulduse pakkumine? Siin on nii palju detaili, mida ma tahaks kohe niimoodi. Sest ma julgen väita, et igasugune rahuldus või selline ei puudu, sest ma julgen väita, et erutuse tunne kui selline on inimestele juba eos pigem meeldiv.
ühest piirist võib olla ka frustreeriv ja see frustratsioon ise saab ka olla nii positiivne kui negatiivne, et me saame seda kenasti ka positiivselt ära kasutada, kui me oskame. Aga ma julgen väita küll seda, et mitte kõik ei vaata pornot ainult selle eesmärgiga. Tõenäoliselt enamus pigem leiab oma tee pornograafiani selleks, et ennast erutada ja ennast rahuldada, aga kindlasti vaadatakse ja tarbitakse pornograafilist sisu ka muudel põhjustel ja mulle tundub, et siin ka natukene oleneb see, millist tüüpi meediasisu me tarbime. Praeguseks ajaks on ju üsna populaarseks muutunud ka erinevad raamatud või audio sisu, mis tihti ei ole ainult pornograafiline, vaid võibki ka olla selline seksuaalne sisu ja lugu põimitult, mille puhul ma julgen väita on rohkem seda, et ma panengi selle peale, ma kuulan seda ja ma ei pruugi selles protsessis ühelgi hetkel jõuda enese rahuldamiseni, aga see võib mind mingi piirini erutada ja see võib minust tekitada mingeid emotsioone, et mulle tundub, et seal on sellist variatsiooni ja erinevust omajagu, aga mitte ilmtingimata ei pea olema pornograafia seotud eneserahuldamisega. Enne kui me lähme saate lõpu ossa, siis ma küsin veel selle nii-öelda pahu poole pealt ühe küsimuse. Kas sa oskad välja tuua kindlalt selle pornograafilise sisu, mis ületab selle piiri, mille tarbimine ei ole kindlasti okei? Et kui keegi meid täna kuulab ja kui ta näiteks seda tarbib ja sina näiteks tead praegu mingist kindlad materjalid, mida ei tohi, siis ta vähemalt saab seda teada. Kas on mingisugused sellised väga selged punased jooned või piirid, mida siis ei tohi ületada? Üks kõige esimene ja ilmsem, mis mulle pähe tuleb, on alaealiste seks, ärakasutamine, väärkohtlemine. Ehk siis alaealised, eriti lapsed, on nüüd küll see piir, mis me teame, et ei ole ka Eestis legaalne ja mida noorema poole me läheme, seda rohkem on küsitav, kui mitte täiesti välistatud see, et see inimene saaks nõus olla sellega, mis temaga toimub. Ehk sageli, kui me räägime sellistest tõesti laste kaasatusest, siis me saame rääkida ainult vägivallast. Ehk laps ei saa anda nõusolekut, see ei saa kuidagi olla nõusolekupõhine sisu, et siis me räägime nii illegaalsest kui tegelikult vägivaldsest sisust. Väga hea, see oligi see punkt, mille ma kindlasti tahtsin veel siin saates läbi käia. Isegi kui tegemist on noore ise alaealise lapsega, siis ka sel juhul sina tarbijana, oled see siis noor või täiskasvanu, siis ikkagi selle sisu tarbimine ei ole mitte kuidagi pidi okei. Aga lähme edasi ja lähme edasi tegelikult selle juurde, et vaatame üle tegelikult need erinevad siis pornoliigid. Ma pean just silmas seda, et missugustes nii-öelda vormides tegelikult seda üldse täna siis eksisteerib. Me oleme rääkinud videotest, kõik saavad aru ilmselt, mis on video piltidest, me saame aru, mis need siis veel on. Meil on tõenäoliselt siis audio. Kas on veel midagi, mis sul tuleb pähe, mis võib-olla nõuaks või vajaks korra nii-öelda veel üle rääkimist, et mis need nii-öelda variandid on? Mida me veel ei ole võib-olla katnud, aga mis järjest enam mulle tundub on tõusutrendis, on VR ehk virtuaalne reaalsus, mille puhul siis saab kasutada virtuaalse reaalsuse prille, kus me tarbijana siis justkui hakkamegi positsioneerima mingis ruumis ja ta on taaskord lisab sellise väikese leveli realistlikkust juurde ja on võib-olla kohati intensiivsem või inglise keeles siis rohkem immersive. Et me näeme, et seda on ka järjest enam hakatud uurima ka uuringute mõttes ja et ta on, mida kättesaadavamaks VR üldiselt või virtuaalne reaalsus üldiselt ja need prillid ja üleüldiselt tehnika muutub, tõenäoliselt seda rohkem tuleb ka seksuaalset sisu ka sinna. Et see on üks võib-olla selline mõte, mis mulle veel pähe tuli, millest me võib-olla rääkinud ei ole ja kui me räägime ka näiteks audio puhul, siis audiost me saame ka rääkida väga erinevast sisust selles mõttes, et kas see on tekstipõhine, on ju, a la audioraamat, kas me räägime sellest, et ta ongi heliline, justkui mingi
stsenaariumi või stseeni või olukorra pealtkuulamine, kas see on selline, et keegi justkui räägib meiega, justkui partneriga, et neid võimalusi läheb hästi kirjuks. Kui me rääkisime ära selline pahupoole, siis ma arvan, et saate lõppu üks asi, mis on selline positiivne, võiks olla, või süstida positiivsust, et leidub ka nii-öelda tervislikku pornot. Seda saab igatipidi võtta, selle saab panna nimesid, aga võib-olla teeme asja nagu lihtsamaks inimesele, et ta nagu mõistaks võib-olla paremini, et mida selle tervislikkuse all mõistetakse, et mis on see pornograafiline sisu, mis ka sinu kui seksoloogi jaoks on nii-öelda tervislik ja võib-olla ka siis mõnikord võimestav näiteks. Sa sõnastasid selle. Okei, tervislik. Ma võib-olla natukene ikkagi kalduks sinna poole, et on väga vähe pornot, mis ma ütleksin, et juba eos ei saa mitte kuidagi olla toetav. Kas või juba näiteks võimestamise kohast on ju, et mida rohkem meil on sellist mitmekesisust, seda enam võivad leida võimestatust inimesed, kelle eelistused võib-olla on üsna mittelevinud. Ja ma arvan, et see on ka jällegi okei, et ma näen kehasid, mis on minu keha moodi ja mitte ilmtingimata see, mis on Pornhubi esilehel on ju. Et ma näen orientatsioone ja võib-olla ka selliseid erinevaid identiteete ekraanil erotiseerituna, sest minu arust ühes eelmises podcastis, kus ma ka käisin, siis me rääkisime natukene sellest, et teraapiaga me saame rääkida mingi piirini, on ju, aga näha seda, et keegi, kes on minu moodi, teda päriselt tahetakse ja ta on päriselt erutav kellelegi, kui võib-olla terve ühiskond ütleb, et sinu keha ei ole eos seksuaalne või seksualiseeritud, et siis näha seda ekraani peal, et näha seda tegelikult ka tahetuna, võib-olla väga-väga võimas kogemus, et näha mingeid praktikaid, mis mulle meeldivad ja mis mind erutavad ekraanil, et see ei ole ainult minu mingi siuke tume fantaasia. Ma arvan, et need kõik asjad tegelikult saavad olla päris võimestavad ka iseenesest. No eriti, kui me teame seda, et inimestele meeldivadki näiteks võimumängud, on ju, kui me teame seda, et inimestele ongi erutav mingi teatud tabu nägemine või sellest fantaseerimine, on ju. Sellepärast, et siin mulle tundub, et on ka oluline eristada seda, et see, millest me fantaseerime või mida me pornost näeme, ei pruugi olla see, mida me päriselt ka elus tahame. Ja see on täiesti okei. Et ma võib-olla ka vaatan mingit pornot, mida ma päriselt järgi mitte kunagi teha ei tahaks või ei saaks. Et jah, ja sinna kõrvale on ju võib-olla tuua ka see osa, et vaadata, kas see porno, mida mina tarbin, kas või kui eetiliselt see toodetud on ju. Et jällegi tõenäosus, et kui ma täitsa tasuta pornot kusagilt vaatan, et siis kõigi osapoolte õigused on tagatud ja kõik on palka saanud õiglaselt, võib muutuda väga ruttu küsitavaks. Et samas me teame, et järjest enam ka on tootjaid, kes vaatavad ja väga kõva häälega räägivad ka oma kodulehel sellest, et meie jaoks on oluline nõusolekupõhisus, see, et kõik tunneksid ennast turvaliselt, et me maksame oma töötajatele, et siin neid selliseid erinevaid aspekte porno juures, mida tähele panna võib päris palju olla. Ja mulle tundub, et see tervislikkus jälle ei tule niivõrd sellest pornost endast, kuivõrd just see seal ümber on ju. Kas ma luban endale seda või ma häbistan ennast selle eest ja ma materdan ennast maha, sest me näeme seda, et kohati see, mis hinnangu ma annan oma porno tarbimisele, mõjutab mind tunduvalt rohkem kui see sagedus ise. Sa tõid välja selle osa just, et millist, kuidas see asi siis nagu toodetud on, mul tuli kohe siia kõrvale lõppu nagu see mõte, et me räägime sellest, et temust ja Shane'ist ja asjadest, et olge head, et ärge tellige, et mõelge ka nagu, et mis see siis
tarbijana, et käitu siis vastutustundlikult. Samamoodi pornoga, et võiks öelda, et proovigis käituda vastutustundlikult. Aga see tähendab seda, et me võime suuri sõnu siin teha. Võib-olla nüüd on selline vastuoluline teema ja siia saate lõppu ka. Võib-olla järgmine hetk mul ei lubata enam seda saadet teha, aga ma küsin lihtsalt ära, et aga võib-olla sa siis oskad öelda, kust võiks inimesed sellist materjali siis leida, kas sul on mingisugused soovitused? See on muidugi tore, siin saab kohe sellise pealkirja, et pornosaidi soovitused seksuaaltervis.ee, aga lõppude lõpuks, nagu me täna oleme seda saadet teinud, porno ei ole halb ega hea, ta on neutraalne, aga just see sõltubki sellest, millist pornot me tarbime. Kas on sul mingisugused sellised soovitused, kus nüüd inimesed, kes kuulavad ja tahavadki siis edaspidi olla vastutustundlikud pornotarbijad? Ma ka juba näen seda, et sealt tuleb see, et Annika Tamme on alla kirjutanud, et kõik, mis seal saidil on puhas kuld. Top 10. Ja ma võib-olla ei valmistanud seda ka ette, nii et aitäh sulle, Joonas, pussi alla kohe. Et ma kindlasti tahan siin ka ära tuua, et mulle tundub, et ja ma luban, et ma paar nime viskan õhku, aga endal omaselt siia tuleb eellugu. Et mulle ka tundub, et kui me räägime sellisest pornograafia eetilisusest ja üleüldse töö ja töötamise eetilisusest ka väljaspool sekstööstust, et siis ta natukene ka on selline spektrum, on ju. Ehk ma saan rääkida võib-olla selle põhjal, mida ja kui palju ma täna tean, kuna ma ei ole nüüd just üle lugenud kõigi nende saitide kohta, siis võib-olla vahepeal on tulnud välja midagi, millega ma ei ole kursis ja üritades ka firmana anda endast parima, ma näen seda, kuidas vahel võib ikka juhtuda see, et on mingid inimesed, kes võib-olla oleks soovinud, et neid koheldaks paremini ja nii edasi. Aga nii palju, kui ma tean, siis üks selline suur soovitus ja tihti lipulaev, millest räägitakse, on Erika Last ja tema sellised filmid, mida ta toodab, need tihti kipuvad ka olema võib-olla veidi kunstilisemad. Me rääkisime sellest Make Love Not Pornist, me võime rääkida sellistest saitidest nagu Crashpad Series, mis on võib-olla jällegi natukene rohkem sellise kehade mitmekesisuse, seksuaalsete orientatsioonide mitmekesisuse, seksuaalsete identiteetide mitmekesisuse poole, et need võib-olla on sellised esimesed, mis täiesti ette valmistamata mulle pähe hüppavad. Ma tean, et selline natukene vastuolulisem netilehekülg on kink.com ja miks ta vastuoluline on sellepärast, et päris pikalt ta oli just BDSM-i võib-olla lipulaev, et kus tõesti ette ka filmiti see, et on näha, et inimesed annavad oma nõusoleku, sellepärast, et jällegi, kui me räägime ka BDSM sisust, siis seda saab toota eetilisemalt ja seda saab toota väga küsitavalt. Et nad olid selline lipulaev, aga mingil hetkel nende kohta tuli üsna palju infot, mis võib-olla osa sellest seadis kahtlus alla. Nii et seal ma ka paluksin Delfil mitte kirjutada, et Annika Tamme on alla kirjutanud, aga et võib-olla kui mingist kohast alustada ja tahaks saada mingit sisendit, kust vähemalt minema hakata. Et need on võib-olla mingid sellised esimesed, mis mulle pähe tulevad ja ka nende puhul ma ikkagi soovitan, et aga kui sa vähegi jaksad ja sul on seda ressurssi, palun loe ja vaata üle enne, kui sa alla kirjutad ja raha neile maksad, kui see on midagi, mis on sulle oluline. Et võt jah, need on kuidagi siuksed esimesed. Väga hea. Suured tänud selle, Annika, et tulid täna sellest teemast rääkima. Meil kindlasti, see valdkond on nii lai, et sellest võiks teha kohe mitu podcasti terve hooaja, aga jäägu see selleks kõigile näiteks lapsevanematele, kes täna seda kuulasid, paneks südamele ikkagi selle, et me ei räägi siin nüüd täna sellest, ei rääkinud sellest, et nüüd kõik lapsed peaksid hakkama pornot vaatama ja see on kõik okei. Pigem tasuks siis mõelda selle peale, et mis on need seksuaalsuse trepiastmed ja kus maal näiteks laps omadega on selles plaanis. Aga et kui te näiteks näete, et teie laps on vaadanud pornot või satute peale, siis
ma arvan, et sina kirjutad nüüd küll sellele alla, et ärge häbistage oma last selle pärast, et ta seda teeb, vaid pigem olge toeks ja rääkige ja saage aru ja võib-olla tõesti siis, kui ma ei tea, see kõlab ilmselt väga imelikult, ma isegi ei oska isegi öelda, kas ma lapsevanemana seda nagu oskaksin teha, et soovita siis parem mõnda muud platvormi. Ma arvan, et see võib-olla jääb mingisuguseks järgmiseks selliseks kasvatusteaduse teemaks, aga selge on see, et nagu me täna oleme siin pikalt rääkinud, siis porno ei saa olla ei hea ega halb, tasub võtta seda sisuna ja siis seda aidata potentsiaalselt, kui noor seda vaatab, siis talle lahti mõtestada, et mis need mured võivad seal olla, mis mured võib-olla ei olegi seal ja kui oled ka täiskasvanud inimene, siis kui näiteks on sul tõesti mure enda siis pornoharjumustega, siis kui mure tekib, siis kirjuta seksuaaltervis.ee ja sinna siis ootame eelkõige kirju 14–26-aastastelt inimestelt ja Tervisekassa hea meelega siis toetab ka seda, et teie küsimused saaksid siis professionaalsed vastused. Kui näiteks tulebki meil selline põnev küsimus, siis võib ka juhtuda, et Annika vastab teie küsimusele ja saab teid aidata, nii et kindlasti, kui teil täna see saate peale mõni mõte, küsimus, mure tekkis, saate julgelt kirjutada ja tegelikult saate ka lugeda, sellepärast seksuaaltervis.ee lehel on ka pornost natukene kirjutatud või isegi tegelikult päris palju. Millest me räägime järgmises episoodis? Seda saate teada siis, kui uus episood tuleb välja ja vajutate play nuppu. Aitäh, et kuulasite, kõike head ja head seksuaaltervist teile kõigile. Saate toob teieni Tervisekassa.